No nii, tere vaatajad ja esimene video, esimene kohavideo see aasta. Aga mitte, et see kõik nii lihtne oleks, siis vöörimootori aku ei tea, ei ole laadinud, vool on 0 ja siis mõtlesin tegelikult pulli pärast, et võiks vahetada ka kruvi ära. Et paneme 17 tõusuga kruvi asemel, paneme 19 tõusuga, et vaatame, kas me saame 2-3 kilomeetrit lõppkiirust juurde, et siis lihtsalt ennem teisi mehi kalale jõuda. Ja, tere ka minu poolt, niikaua kui Heiki võtab muutrivõtmed ja ma ei tea, mis kõiki tööriista vaja on. Anna see. Seda ma teile näitas, see on päris räige porno, mis siin toimub. Aga täna on 1. mai. See on nii Eestis kui Soomes on vaba päev, tööliste püha. Nii et kui sina oled tööline, siis see on meie päev ja naudime seda. Ja miks mitte minna sel vabal päeval kalale, nagu meie. Ja me saime tagasisidet, et see haugipüük, mida me ütleme, et 10 videost 9 on meil haugipüük, siis me saime korralikult puid ühe fänni käest. Nii et sina, kallis fänn, kes sa soovid näha vahepeal mingit muud püüki kui haugipüük, siis tervitused sulle. Vajuta kindlasti pöialt, sest see video on ainult sinu pärast. Nii et täna läheme siis püüame koha. Mehed tulid maha, normaalsed kalamehed, kes lähevad siis 5 peale. Meie tulime 12:30. Heiki hakkab seal seda propellerit seal vahetama. Ja näis kaua sellega läheb, aga ütleme, et 1 hakkame meie püüdma. Ehk siis keset suurt lõunat. Ja vaata, mis välja meelitame. Need mehed, kes maha tulid, ei olnud väga õnnelikud, sest neil oli vist 1 mõõdukala. Hästi palju võtte, hästi palju katkisid kumme, ehk siis kala on kohal, aga lihtsalt ta ei söö nii hirmsa hooga. Võib-olla lihtsalt nad läksid liiga vara ja võib-olla nad lihtsalt ei oska. Aga me läheme selgitama välja. Seal pidi olema veel mingi 20 paati peal, ehk siis konkurents on tugev. Laivimehed ja kõik kõvemad vennad on koos seal. Läheme viskame neile kinda ja näitame, kuidas asi käib. Ja kui sa soovid veel selliseid mitte haugi videosid, siis pane pöial püsti. Ja kui sa soovid ainult haugi videosid, siis kirjuta seal alla kommentaaridesse lihtsalt suurte tähtedega haug. Ja kindlasti telli meie kanalit, kui sa ei ole seda teinud, sest see aitab meid rämedalt edasi. Ja see on nagu väike asi, mis te saate meie jaoks teha, mis on meie jaoks suur. Nii et aitäh teile, kui te olete seda teinud. Ja läheme tänase video juurde. No nii, kõik maasturimehed sealpool ekraani. Kui teil on maastikuauto, siis teil peab olema ka korralik maastikune. Vaadake. All terrain. Ja siis, kui teil on nagu räiged kallid reivid, siis teil on siin kirjas ka, et see on nagu puud. Rich peab olema kindlasti kirjas, kui te olete rikas maasturimees. Aina Eik. Tõnged. Joo. Võti on. Rakas, mis avain on? Siellä. Siellä kuuluu. Missä vaiheessa otit sen pois? En mä ole. Etkö? Ei. Ja õppetund neile, kes paati vette lasevad, et võti võiks olla ees, kui te lasete paadi hooga minema. Eriti, kui teil on vöörimootori ja aku tühi. Ehk siis teil ei ole nagu seda varianti ka, et kui see võti on auto selles pardatšokis, et siis te saate selle elektrimootoriga seal lähemale. Aga no siis alati on 3. variant on mõla. Nii, paat on rõõmsalt vette lastud, kõik läks hästi. Ja millega me siis oma püügipäeva alustame, Heiki? No, esimese asjana me proovime lõppkiirust, et kas me saime nüüd selle uue propelleriga kiirust juurde või mitte, aga ühesõnaga lähme vaatame.
kalamehed. Nii, mis tulemusele jõudsime? No kiire test andis tulemuse, et ikkagist rooste vaba 17 tõusuga propelleris on palju rohkem pidamist ja saab palju rohkem klissi lasta nii-öelda noka püsti ja saab ka palju suurema lõppkiiruse kui alumiiniumist 19-sega. Paat jaksab, aga tekib läbi libisemine. Sellel on mingi sõna oli ka, ma ei mäleta, mis see sõna nimi oli. Kaviteerib. Kes teab, kirjutage see alla. Jah, see tekib ja siis tegelikult me selle kruvi vahetusega me praegu kaotasime lõppkiirust, mitte me ei võitnud. Aga neid asju peab testima. Palju see sulle maksma läks siis see testimine? 100 eurot. 100 eurot well spent. On natuke pläss ka või? Ankruga või? Jah. On küll ja siis eriti kui veel seda nööri pead jätkama. Kui sul on mingi paaritonnine ninamootor on peal ja siis sa paned ankru. Jah. Palju siin seda vett on, kurat? Nüüd. No nii. Päeva esimene ja Mihkel tõi kastarit tulest välja ja tegemist on kalaga. Küll aga vale liik. No... Paistetaks me illal ahveni. Ära seda tagasi lase. Põmm. Selline. Süke ahen. Ei ole nüüd maailma suurim. Aga alustasin oranži rohelise kollasega. Tegin paar viset ei tulnud. Vahetasin vähe loomulikumate värvide vastu. Suht samad värvid nagu selle lahvenalgi. Esimene kala. No nii. Tehke järgi. Põmm. Oba, nüüd on suur risk. Tegelikult on lugu selles, et me vahetame kohta ja klassikaliselt Mihkel lihtsalt otsustas streikida ja pani meile oma ankru sinna sappa, et me ei saaks mingi uue koha peal minna. Aga eks midagi, las ta pusib selle lahti ja siis me vahetame natukese asukohta. Me proovime teise koha pealt. Seal ka vaikus, siis tuleme tagasi siia poole. Pukseerime mõned teised paadid siit välja. 10 paati sinna kokku. Et jah. Sinna võisid järgi minna. Sinna vaja järgi minna. No nii, tule teisele poole. Siia. Lõpuks. Põhimõtteliselt solgutasin paadi all üles alla ja tuli kohe. Maru väike teine, aga koha. Tuleb nii kõvasti kinni sellest, et... Jõuga keerame selle lahti. On see lahti, mul ainult sõber. Selline poiss. See läheb tagasi, seda ei hakka isegi mõõtma. Nii. Punane töötab. Väikene. Aga... Selle aasta esimene koha mul. Käed saavad otsa. Paneme peaga. Piu. Näe, palju õnne. Yes. Meie sobi talle mürgid. No, positiivne. Esimene kala, väikene kala, aga vähemalt on midagigi. Ühesõnaga, jätkame püüdist. Näide lanti ka. Näe, kes veel ei näinud. No jah, jätkame. Meil pidas teha niimoodi, et kuradi lähme üles poole. Siis käime vaatame, kuhu me pääseme. Siis kui me alla tuleme, siis see veevool vaata tassib meid. Siis me paneme mööda kalda, et kuradi kilks-kolks. Vaata seda! Lahna.
kuradi, nii segadust tekitavad tunned mul nagu pole mitte iial olnud, et ma nagu ei saanud aru, et kuhu poole ta läheb, mismoodi ta läheb. Aga siit väljas poolt haagitud. Heider. Ma tahad või? Kaava või? See on korralik pulmarüü seljas, jah? Jah. Haige kalaris. Heikki, mida ma teen? Saa tuolla ratissa, niin Auta. Mihin tuu? no peruuta nyt pois tonne päin ja sitten kato missä sulla on moottori, niin käännä moottori tonne alaspäin ja... Ei no, kõva vend. Nojah. Täna on siis paadis käinud ahven, koha ja latikas. Jah. See ma pean natukese vaatama, kuhu me sõidame. Hyi, toisessa on jotain. Polttoaine. Mitä sä luulet, että se on oikeesti? Älä tiputa tohon En. vettä. Jätä ne pullot siellä taakse, muut pullot. Mihin? Sinne. Ühesõnaga hakkasime jõge puhastama plastmassist. Nii. Täna on tehtud rohkem kui räägitud. Oleme piitsutanud küll sügavas, küll madalas jões kui järves. Ja saanud koha, ahvenat ja latikat. Ja siis nüüd, ma ei tea, kuidas see võimalik, aga järsku oleme siin roo ääres ja siis Heiki hakkas loopima haugilante. Kuigi meie fännid tahtsid näha midagi muud ka peale haugi. Aga kuna me mõtlesime, et siuke tore video, et 3 liiki kala on juba saadud, et tõmbaks selle haugi ka ja siis lähme püüame kohe edasi. Et siis nüüd ei olegi muud, kui võtame kiiresti selle haugi välja, näitame teile ühe haugi ka ja siis paneme edasi. Onko seal kala? En mä tiedä. Se on kiinni. Kala. Mä lõin talle kaavavarrega pähe. Sorry. Ei haittaa. Tõmbas pulsi käima. Nyt meillä on illallinen. Ilus päts. Täitsä okei. Yeah. Esimene vise. Minul siin sellepärast, et ma pean siin vahepeal siduma ja paatidega. Ma ei julgenud pigistada, muidu laseb paadi täis. Siduma ja mängima ja lollitama siin. See on vist marja. See on marja täis, jah. Suur tokk. Vaata, ma teen selle. Nii, mitu tundi me siin ühtegi videoklippi ei ole filmitud, täis vaikus. Seda kala meil siin plotterites on sitaks. Seda on nii palju, et me isegi võiks öelda, et kus me oleme kalal ja ikkagi keegi ei suudaks siia nagu kahju teha. Ja nüüd on see värk, et tühikott püsti ei seisa. Meie toidu, meie joogimoonad on otsakorral. Või noh, otsakorral tähendab seda, et nad lõppesid ära juba mitu tundi tagasi. Ja isiklikud reservid on otsakorral. Ühesõnaga, praeguseks tõmbame otsad kokku. Polegi praegu rohkem midagi muud tarka öelda. Aga lähme sööme natukese, siis vaatame, kuidas meil muutub. Kuna see tänase päeva materjal oli nii lahja ja mõtlesime, et siin on nüüd 2 varianti. Kas me lükkame seda deliiti või
me teeme veel mõned visked, et me saaks ikkagi midagi purki ja mõned kalad. Ja mida muud, kui nüüd läks kiire sõlme. Jah, proovi hakkama saada. Jah, ühesõnaga, mida muud, kui mitte haugi. Iki tahtis vette minna praegu pea ees. See oleks olnud päris hea lõpp sellele videole. Aga teeme 3 viset ja siis vaatame, mitu kala 3 viskega saame. No nii, kristallselge merevesi ja 1,3 meetrit vett. Ja. Päris hea ju. Päris hea, jah. Ja nägin, kui tuli külje pealt ja siis see ämber läks lahti niimoodi, buh. Ja siis ma nägin kõik selle jama ennem ära ja siis alles tuli vett. Ma ei tea, Mihkel teeb kaameraga mingit trikki siin. Selline ennama siis. Selline. Kuul päris hea kala või? Päris hea, jah? Niipeksitega. Väga pro. Älä sotsat sätki. Noh, seekord me siis piltis on teha, aga nagu te kõik nägite, siis põhimõtteliselt see kala oli käes. Head töö. Ja video on päästetud. Ja nüüd me ei lähe järgmised 3 tundi koju. Jah. Ei, see oli põhimõtteliselt esimene vise ju. 3 pidin tegema. Poole tunniga tegime esimese viske. Nüüd on meil 2 tund aega, et teha viimased 2 viset. No meil on siin natuke seda territooriumit veel läbi käia. Hääl läks ära. Nii, Mihkel, tõmbame selle päeva kokku ära. Ma kirjutasin just Taavile, et sa hakkasid teisi kalastajaid nillima, piiluma oma uue binokliga. Jah. Aga jah, paneme selle videopurki ära. Ühesõnaga, täna oli siuke äge päev, et kuna täna on 1. mai, siis Eestis algas seaduslik haugipüük. Jah, siis me saime täna 1 koha, 1 ahvena, 1 latika, 1 haugi. Ehk siis kõik hakkas 1-ga. Heiki sõi täna 1 burgeri. Ja 1 simbugan. 1 selle sain ka, selle merekarbi või mis asi see oli. Jep. Ja 1 burgeri. 1 burgeri sõid ka, jah. Nii et täna oli ainult 1. Üritame järgkord teha nagu 5 ja ega siis rohkem pole midagi. Like, subscribe ja pange mingi kommentaar ka alla, kui midagi öelda on. Nii positiivsed kui ka negatiivsed, kõik on oodatud. Muidugi, sest nagu nägite, püüdsime haugi. Keegi ütles, et ärge püüdke seda haugi. Põmm! Püüdsime 1 ahvena, 1 koha. Jah, tulime püüdsime midagi muud. Selles mõttes, et ma oleks püüdnud rohkem, kui oleks tulnud rohkem, aga täna oli lihtsalt selline. Järgmine läheme 30. mail. Saame 30 tükki. No, selge, aga aitäh, nägemist. Jah, tšau. Nägemist. Heippa. Heippa.